Ma tänan teid kõiki, kes te täna siia kohale olete tulnud ja ma tervitan ka kõiki teisi, kes kuskil Eestimaa looduses ja Eestimaa kodudes seda üritust vaatavad. Mul on hea meel näha siin täna nii palju inimesi, kes on ületanud erinevuste barjääri, et seista ühiselt selle eest, mis meile kõigile on tähtis. Me pole kindlasti väga paljudes asjades ühel nõul, kuid täna siin ja praegu oleme siin, et inimesi ühendada ja leida ühisosa. Loen lehtedest, et nakkuse numbrid tõusevad, haiglad täituvad COVID-haigetega ja meditsiinisüsteem on kohe kokku kukkumas. Enne järgnevat ütlen, et ma ei ole vaktsiini toetaja ega vastane. Olen mõistlike lahenduste pooldaja. Olen koroonahaiguse isiklikult läbi põdenud, nagu on teinud mitmed minu tuttavad, sõbrad, pereliikmed ja neid on selliseid, kes on vaktsineerimata ja on selliseid, kes on täiesti vaktsineeritud. Ehk siis see haigus saab kätte ikkagi kõik. Enda tervist puudutavates otsustes ei ole õiget ega valet. Ka minu sugulased, sõbrad ja tuttavad otsustasid ise, kuidas nad sellele viirusele vastu lähevad. Nende isiklik otsus on ka see, kuidas nad tulevikus selle viirushaigusega koos elavad. See viirus on siin ja me peame sellega koos elama. Minul ei ole asja nende tervise otsustesse. Annan nõu, kui küsitakse, aga vastutuse oma tervise eest võtab iga inimene ise. Ja see ongi minu jaoks inimlikkuse kõige tähtsam ühisosa. See on igaühe õigus ainuisiklikult ise otsustada kõike, mis puudutab tema keha ja tema tervist. Sellest tulenevalt ma ei pea süüd tundma, et meie seas liigub ringi viirus, mis teeb oma tegemisi ja on ohtlik teatud hulgale nõrgema immuunsusega inimestele. Aga ma austan nende soovi ennast kaitsta. Olgu selleks siis nende enesesoovil kontaktide vältimine, nendepoolne täielik isolatsioon või vaktsineerimine. See on nende otsus ja ma austan seda. Ma ei pea süüd tundma, et valitsusel on vaktsineerimise kvoot, mis vajab täitmist. Vaktsineerimisest rääkides ei saa kaugeltki kõiki inimesi nii-öelda ühe vitsaga lüüa, vaid tuleb asjaolusid detailsemalt analüüsida. Ainuüksi sellest tulenevalt näen, et kvoodi täitmine iga hinna eest ei ole eetiline ja lahendusi peab olema rohkem. Ma ei pea süüd tundma, et nakkuse numbrid tõusevad ja meditsiinisüsteem on suure pinge all. Väidetavalt on enim puudus õdedest. Valitsus on meditsiinisüsteemi aastaid süsteemselt alarahastanud ja ka praeguse kriisi juures pole personalikuludesse piisavalt raha suunatud. Valitsus pole siiani 1,5 miljonit eurot leidnud õendustudengite juhendamiseks ja seda 2 aastat pärast koroonakriisi lahvatamist. Me ei pea end süüdi tundma täna tekkinud olukorras. Selline olukord pole tekkinud üleöö ja need otsused, mis meid sellesse olukorda on viinud, neid ei ole teinud ei sina ega mina. Mitte ainult ravimid ja vaktsiinid pole eksperimentaalsed, vaid kogu püüd viirust kontrolli alla saada on üks ambitsioonikas ühiskondlik eksperiment. Ainus, mis teha saame, on koos seda lahendada, otsides avatult erinevaid võimalusi. Ei mina ega ka sina ei pea end süüdi tundma, et loodud piirangud ja sunnid tekitavad alaväärse, tagakiusatud, kõrvale heidetud ja lootusetuse tunde. Nii tunnevad meist paljud ja sa ei ole selles üksi. On veel palju asju siin kriisis, mille eest ei sina ega mina ei pea süüd tundma. Küll aga soovin, et oleme teineteisele toeks ja otsime lahendusi, mis sobiks erinevate inimeste vajadustega. Aitame teineteist oma õiguse eest seista. Õigusriigi, demokraatia ja vabaduse eest on tulnud alati võidelda ja seda tuleb hoida. Põhiseaduse ülemlikkus ei ole privileeg
mida valitsus osadele kodanikele oma äranägemise järgi võib võimaldada ja teised saab sellest ilma jätta. See on tsiviliseeritud ühiskonna alustala, millele on õigus igaühel, sõltumata valitsusest ja kriisiolukorrast. Tsiviilallianss loodi kodanikualgatuse korras ja meie eesmärgiks on tagada põhiseadusest tulenev õiguskaitse meile kõigile. Tule, ühendame jõud ja seisame meie kõigi põhiõiguste ja tugevama Eesti riigi eest. Aitäh! Ja pigem ma ütlen, et igaüks inimene, kes täna käitub vastutustundetult ja kes tõesti ei vaktsineeri ennast ja maski ei kanna ja nii edasi, ta on potentsiaalne Öelge välja. Eluohtlik. Mõrvar. Ütleme mõrvar, jah. Öelge välja. Eluohtlik. Mõrvar. Ütleme mõrvar, jah.